No me oleme seal stuudios pimedas istunud päris palju ja tead, seal võib ka juhtuda, et hakkab vaimsele tervisele. Jah, ja kuna vaimne tervis on meie jaoks ikkagi väga oluline, siis me mõtlesime, me tuleme stuudiost välja, me tuleme siia inimeste keskele ja kus on ikkagi kõige rohkem inimesi Eestis. Kas sa tead seda vastust? Ülemiste keskus. Päeval tuled siia, parkla täis, õhtul tuled siia, parkla täis, hommikul tuled siia, parkla täis. Ehk siis me oleme elu keskel. Grete on kuskil... Nad rääks shoppama. Põhimõtteliselt nii kui poodi näeb, oli läinud, tõenäoliselt tagasi ei tule. No me proovime ilma temata hakkama saada. Ja. See on küll väga keeruliseks osutunud, sest Grete on ikkagi nagu kuidagi meie mingi käivitaja, ma võin niimoodi öelda. Aga noh. Ma arvan, et prooviks siit Ülemiste keskusest leida inimesi meie siia sellisesse pop-up stuudiosse. Küsida inimeste käest, mida nemad arvavad näiteks vaimse tervise teemadest. HTH-s kindlasti. Äkki leiame mõne inimesi, kellel on HTH. No nii, tore. Võtame siit. Tere. Ei räägi eesti keelt. Tere, härra. On hetk aega? Ei ole aega. Ma näen, et sul on väga kiire või? Teil on hetk aega? Tulin otsa lennult. No veel põnevam, väga põnev. Teil on hetk aega? Tööle ja ei, töölt ei tohi puududa. Ei tohi. Ei tohi, jah. Tere. Tere. Ei, okei. Vaata, eestlased on, sellised nad ongi meil siin. Oma ette ikka tahame. Nad ei taha niimoodi telekasse. Ei taha telekasse. No, Mitte no. nagu meie. Tere. Tere. Hi. How you doing? Thank you. Bye. Ma ei oska rohkem inglise keelt. Tere, jõudu. Saab aidata kuidagi äkki? Ole hüve. Ole hüve. Kiitos. Midagi. Keeles sa teged? Mis sa arvad? Haldjate. Plika nõuest lennutab trooni. Plika? Oleks Grete esil. Kus plika? Grete teeb sul plika. Teil ei ole hetk aega meiega vestelda. Tulge korraks meie. Ja pani kohe, sina näed. Vetsu. Vetsu. Võib-olla 3. Pane aja käima. Jah, pange käima. Nii, saame tuttavaks. Mina olen Jürgen. Mina olen Andres. Andres. Me räägime täna sellisel teemal siin. Vaimne tervis. Kas teie oskate nimetada mõnda vaimse tervise vitamiini või mõnda asja, mis aitaks vaimset tervist nii-öelda nagu... Hoida värskena, jah. Või kuidas teie turgutate oma vaimset tervist? Mis te teete, kui näiteks lained löövad pea kohal kokku ja siis... Ma ei tea, no mul suurt ei löö, aga võib-olla... Kuidas sul ei löö? Aga võib-olla ma arvan, et perekond on kõige alus. No siuke väljalüütus peab olema. Kuidas see võimalik? Siuke, ma ei tea, looduse aeg iseendale. Lõuna peab sööma. Õunu peab sööma. Toitumine on väga oluline. Päike. Õige. Värske õhk. Värske. Mis veel? Trenn. Ja rahulik keskkond. Ja rahulik keskkond. Uni on väga tähtis. Kui palju sina magad ööpäevas? Täna magasin 8 tundi. Meil on ideaalne inimene. No ikka 8 tundi. No 8 tundi, ma arvan. Kust te selle une aja saate, ma ütlen? Okei, 8 tundi magad. Kas mõni asi on selline ka täna, mis tundub teile endale, et kuidagi kurnab teie vaimset tervist, millega võiks nagu vähem tegeleda või et... Praegu on hästi. Praegu on hästi, jah? Niisuguseid asju, mis sind stressavad ja kui sa saad veel seda ise mõjutada, sa tead, et see mõjub sulle halvasti, et siis neid vähendada. Vanusel selline ja midagi eriti sellist närvesöövat ei ole ja head sõbrad ja... Kui palju sina sotsiaalmeedias aega vedad? No ka ikka liiga palju. Nagu me kõik. Pole üldse lükast. Tõsi, jah? Kardal ei ole isegi Instagrami. Mida? Mina näitan talle vahepeal mingid uudist. Mul ainult on Facebooki lehtist olemas ja seda ma kasutan põhimõtteliselt. Kas selline asi nagu ATH ütleb midagi? On seda kuidagi rohkem praegu kuulda, räägitakse sellest rohkem või mis no ta on praegu siuke popp-haigus, et ta tuleb nagu välja. Ma ei teagi, kas on haigus õige öelda, aga võib-olla see on kogu aeg olnud, aga võib-olla lihtsalt tänapäeva räägitakse sellest rohkem ja märgatakse ja arvestatakse. Ise kuidagi ei ole kokku puutunud lähedased. Mul on üks tudeng, kellel oli ATH. Oli sellest kuidagi aru saada ka? Ei, koolis ma ei saanud tast midagi aru, aga
hakkas semestri lõpp tulema ja siis ta jäi nagu hiljaks oma projektidega, asjadega ja siis tuli välja, siis ta kirjutab mulle, et ta ei saa seda kuidagi tehtud ja et tal on ATH. Kas psühholoogi juures käimine tundub täna juba selline asi, et jah, see on normaalsus, võikski käia inimesed rääkimas? Ma arvan, võiks. Ja, kui sa ikkagi tunned, et on vaja, siis parem mine käi räägi, kui elad enda sisse. Ehk siis võtke osa, magage, käige trennis, saage oma vanemad. Trenn või metsas käimine ja... Just. Ja ma arvan, et shoppamine ka, nii et Alan Deco poolt selline 50 € kinkekaart ka. Edu ja jaksu teile ja tugevat vaimset tervist. Aitäh! Suur tänu! Teile ka! Aitäh!